tere hommikust. Kell on 10:35, väljas on 7 kraadi. Me sõime oma kodus hommikusöögi. Karl pakkis asjad. Lähme sõidame rajale, teeme check-in'id ära, võtame players back'id ja siis lähme vaatame enne Karli ringi algust veits seda punkrirada, siis 14 ja esimest rada, et kuidas seal mängitakse, sest Karl ütleb, et ta ei saanud teile aimu, mida seal teha, nii et proovime spikerdada või tema. Kogume veits inspiratsiooni. Jah. Muuring hakkab alles peaaegu kell 5 õhtul, nii et ma olen algusest käin Karliga kaasas ja siis käin korraks poodides ja siis tulen ilmselt koju tagasi närvitsema. Great. And there is 2 discs. All right. Okay. Thank you. Ütleme kohale. Tuul on täiesti teisest suunast kui eile. Palju tugevam kui eile. Üks vend üritas seifi ja ikka läks oblikas. Väljas on külmem kui eile. Nüüd me tolkime seda 14. rada siin. Et kuidas siin läheb? Ei lähe väga hästi. See on mingi 5 ise vist siit. Üle? Ei? Oleks võinud kohe filmima hakkama, siis ta oleks ka alale saanud. Matu korv on see. Ta pani esimese mööda, ma hakkan filmima, et tal paremini läheks. See ka üle. Jep. 2 tükki läks tagant üle 30 cm tee peale ja viska vanast kohast uuesti. See on 2 kotiga kädit või? Poisi teine. Nope. Sõidan meie Soome koju. Eile õhtul nägime jänest siin oma ukse ees hüppamas täna. Vaata. Sa oled ka segaduses või? Olen 20 minuti pärast rajale. Karl lõpetas pluss 23-ga. Et ainus asi, mis ma praegu mõtlen, et miks? Tänne ring täpselt nii hea, et täppin barr on something to remember. Tere hommikust. Kell on 9:30. Teisipäeva hommik. Hommikusööki süüa suutnud, sest kõhus keerab. 15 pärast hakkame uuesti rajale sõitma. Rohkem praegu öelda midagi. Ilusad huule poolt ära söödud punased huuled on. Okei, üks asi tuli veel meelde, mida ma eile õhtul kokkuvõtte teinudki. Lõpetasin esimese päeva liidrina FA2 klassis või divisionis. Ja jagaksin praegu FA1 ka esikohta. Eelmisel aastal Tallinnas juunioride meistritiitli võitnud Iida Lehtomägiga. PDG järgi peaaegu 900 reiting, 899. Täna lähen varem peale, mis tähendab, et tuul on vist ka veel tugevam. Eks me näe, mis saab. Nonii, home tour. Kõigepealt muidugi imeilusa City Motorsi Daciaga. Siuke minu majake. Karl vaatab diski nagu ikka. Ei vaata diski. Vaatab, kuidas kärud alla veerevad näest. Okei. WC.
saun. Elutuba. Köök. Magamistuba. Karl. Ja nii, päev 2 tehtud. Alustame kõigepealt Players Back review'ga. Siuke väga huvitav kott. Bike Messengeri kott. Jah, ma arvan, et mu vend tahab seda endale võid saada. Siis oli 2 ketast. Üks on Pro Discuse Empire vist, jah. Ja teine on Lucky Discsi Treasure Hunt. 12, 6, -1 ja 3. Made in Finland. See on Pro Discuse. Jah. Tundub nagu Prodigy tehasest olnud. Äärega või? Näpulõhkuja on korralik. Oi, issand tõesti. See on korralik. See ka ju, samamoodi. See ei ole hullu, saab liivapariga parandada. Ma ise viskan Prodigy't muidu. Nii ühesõnaga, teine päev on tehtud. Mul on mõlemal päeval +21 olnud. Täna oli alguses ülihea tunne. Esimesed 9 korra võtsin pikkadelt radadelt rahulikult mingi täppin parreid, mis minu jaoks on pigem hea. Aga nagu eile, aga täna, kui jõuad teise poolde, siis keha on lihtsalt nii väsinud, sest et sükest üles-alla käimist ja pikki viskeid ja kõik on nii palju. Keha on väsinud, lihtsalt ei ole jõudu enam. Ja märgiline hetk on 10 aastat oleme mänginud ja eilse ringi ametliku võistlusel Kristi tegi mulle esimest korda ära. Ma olen 2 päeva prügi mänginud lihtsalt. Eile oli 23 ja täna oli 21, täna tegime viiki siis. Mul oli ka, algus on tegelikult lihtsam, algus on ilma OB-deta ja metsasem vist peale 6, ma olin isegi -1 peal. Ja kohe, kui see mega keerutav tuul ja need kitsad fairway'd tulevad, siis hakkas jälle nahka vedama täpselt nagu eile. See tuul keerutab siin niimoodi, et üks rada on niisuguse nagu kõrgema koha peal, kus vaatad, et paremat kätt on lipud, lehvivad sinu poole, vasakul pool on järv ja järvel lained tulevad ka sinu poole. Et täiesti 180 kraadi, 277 kraadi igatpidi on need tuuled lihtsalt, et tiialal on ühtepidi ja seal, kus korv on teistpidi. Ja isegi tiialal on ühe inimese viskajal ühtepidi, siis astud ise tiialal, mõtled, vaid tal oli siuke tuul, astud sinna ja sul on täiesti teistmoodi, sa pead kõik täiesti ümber mõtlema. Ja selleks ajaks, kui sa nagu jõuad uuesti tiialale mingi teise kettaga, siis on kõik jälle täiesti ümber. Ja see ei ole nagu, et mingi pisike puhub sealt, puhub teiselt poolt. See on ikka nagu korralik tuul ühelt poolt, järsku on täiesti korralik tuul teiselt poolt, niisugune mingi 6, 7, 8 meetrit sekundis vähemalt nagu. Jah. Kuigi ma ise tunnen, et ma olen nagu enda jaoks positiivselt üllatavalt hästi liialause tuulega hakkama saanud. Ei ole nagu liiga palju lasknud ennast häirida, sellest hästi palju kangeid kettadest kasutan, mida ma võib-olla nagu muidu ma kasutakski nagu selles suhtes millegi kangena, aga nüüd ma saan kasutada nagu tavalise driverina, sest et ta lihtsalt nagu hoiab. Ja eestkäega olen ennast väga palju üllatanud, ma eelmisel aastal põhimõtteliselt üldse ei mänginud seda ja ma olen liiga lahesid kettaid võtnud lihtsalt, sest et ma arvan, et ma olen nõrgem, aga tuleb veel, et ei ole päris nii hull. See on tõesti tugevamaks või nagu tehnika on nii palju paranenud, et sa viskad tänu sellele kaugemale tugevalt kogu aeg olnud. Jah, ühesõnaga, täna ma olen vist 14, eile oli vist 10 viset ees, 9 viset eelmisest järgmisest ees. Okei, väga hea lause. Ühesõnaga, 9 viset edestasin teist homsele lähen peal, nüüd ma olen 14 viset ees. Ehk siis tuleb hoida lihtsalt. Jah, tuleb hoida lihtsalt. Homme vist peaks olema vähem tuuline. Homme võib-olla tsipa vihma, aga 2 korda väiksem tuul kui täna ja eile. No, mis muidugi teeb veits keeruliks asja, sest et gameplan on nüüd juba siuke semikas selge. Homme on täiesti ilma tuuleta, peab jälle hakkama nagu uuesti mõtlema, et tõesti teha, et tuleb lihtsalt hoida. Nagu Kargogi ütleb, et siis minu tasemel on, et kui head... Meie grupis samamoodi. MA1 on isegi ka samamoodi. Et miinust on vist 1 juunior 1 ringi mänginud. Ja tegelikult, kes vähem eksib, see võidab põhimõtteliselt. Minu rekord oli täna näiteks ühel par 4-l 3 OB-d võtta. See, jah, meil oli ikka väga mitu inimest, ma olin täna siis selles nagu lead-kaardis ja meil ikka visati ühest OB-st teise OB-sse ja nii edasi, et
ma ise vist kõige kõrgem, mis ma täna korjasin, oli 8 sellelt saarekalt, sest ma jälle ei usaldanud oma eestkätt, läksin tagantkäega panema ja see, mille ma siis lõpuks eeskäega panin, see oli nagu kõige safe'im. Tänase päeva highlight mu jaoks ilmselt oli see, et kui ma sinna saarele läksin viskama, siis ma lasin ära mõõta, 86 meetrit oli saarele, esimese panin pikaks ja teine jäi saarele. See saar on kõrgemal kui see, kui sa viskad tegelikult. Jah, ja see oli, isegi spotterid ütlesid, et nice, pärast kui sinna jõudsime. Ja kõige nõmedam oli 3 meetri pealt putt mööda, nagu ikka. Väga siuke üli ups and downs on ühesega täiega roller coaster on lihtsalt. Aga esimesed siukene 6-7 rada on lihtsamad ja siis see, kus see platsi peal on hästi kitsas, aga kõva tuul ja ootamatult ei tea, kus suunast kuskil puhub, nii et see teeb päris keeruliseks mängu. Jah, aga homme siis uus update. Anname siis teada, kus läks. Head emadepäeva ka homseks inimestele, kes on emad. Tšau Kriisu ja tšau emme ja tšau Karli emme.